Saturni 14 podcast. Meie elulood. Esimene seriaal. Küttimine läks. No nii, nüüd ma hakkan pritsima. Sina oled ka nagu Saaremaalt pärit, et mida üldse nagu Saaremaa mehed võiksid rääkida? No see Saaremaa kontingent on nagu eriti, kuidas nüüd öelda, Saaremaa kontingent on selline struktuurse filosoofia poolest nagu väga esinduslik. Viikingitele nagu lähedane, kui me nüüd vaatame tagasi ajalukku. Ja üldse, ma ei tea, kas raamatud loed. Seda ei pohku ärme sitta. Räägime poliitikast. Kui tulin siia. Lendasid Place'i. Kui ma tulin siia, tead kes mul vastu ju? Mingi vend, ma ei tea, kas üldse vend on näinud. Mingi paks vend, kes sõitis jalgrattaga, aga ta ei nagu väntanud vaata, vaid jalgrattas sõitis mootoriga. Elektri jalgratas. Jaa. Oled sa näinud seda enda? Ma arvan, et see paks vend elektri jalgrattaga ei ole ainuke, kes seda omab Tallinnas. Ei, aga tegelikult oled näinud seda venda? Ei, ma ei ole seda venda kahjuks näinud, tegelikult ma tahaks näha küll. Tüüp oli lihtsalt nagu räigelt paks. Aga ta pole auto jaoks, võib-olla jah. Ta tuli elektri jalgrattaga, siis mingi vend selle Chrysler'iga, kus või parkinud seal mingi naisega, mingi poolrikas vend, keeras ümber, hakkas naerma. Näitas näpuga. Siis mõtlesin ka, et mida vittu, miks see vend ei vänta, vaata. Ta nii paks on, miks ta tervislik elu ei ole. Et miks ta rattas nii hästi õlitatud on, et see liigub üldse selle paksuse all, on ju. Vaata öeldakse, et 4. dimensiooni pole olemas, vaata antud momendis see võis ju mõne inimese jaoks olla. Täna räägi seda lugu, mis sa eile mul rääkisid. Kus olid lapsed ja siis vaata see seal Rimmis või seal Kristiine keskus, kus oli vaata selle kanderammiga vaata. Ja selle mingi tõstukiga vaata. See tõstukiga naine. No jah, et ma ise olin ka noorest põhjast töötanud nende rokklatega, tead küll, millega saad vedada neid euroaluseid. Oled sa sellega kunagi midagi vedanud? 2 ratast on all, jah? Ja siis kui sa nagu pumpad seda, siis tõuseb ülesse, seal on üks siukene käevide. Kui sa selle alla vajutad, siis see nagu läheb alla ja siis sa saad selle kätte sealt aluse alt. Ma teadsin, et kui sinna vajutad, et see langeb alla, ma läksin, küsisin Prismas. See oli ma ilmatuma kõrge virn pesuloputusvahendeid. Teenindaja, jah, hästi ilus noor teenindaja, siuke vaatas mind seksikalt. Ma küsisin, et et kus kohas siin... Vana sa olid? Paar aastat tagasi. See oli paar aastat tagasi alles. Mida sa ajad? Jah? See sa teed, et väiksed. See juhtus alles paar aastat tagasi või? Sa olid täis kasvanud. Jah. Mida vittu? Siis see ei ole ju... Ma andestasin sulle, sellepärast, et sa said laps. No ma olin Janariga koos, Janaril kass. No aga räägi, muidu inimesed teab, millest me räägime. Ja küsisin ja värki. Ma nägin see Rokkla oli seal. Aga Rokkla oli niimoodi, et tööohutus on tegelikult see, et sa lased selle euroaluse alla, et see Rokkla sul kuskil liikuma ei hakkaks. Ja ma rääkisin ka teenindajaga jutud ära, mõtlesin, et vajutan seda klappi, et lasen selle Rokkla siis selle alla, selle kauba alus, et mis ta ikka liigub seal. Aga ma ei näinud, et see naise jalg jäi siin alla. Ja siis jalg oli niimoodi all, et ta üritas põlvega seda jalga sealt alt ära tirida, aga ta ei saanud, sest et ta oli seal suure aluse all, varbad olid arvatavasti nagu kokku pressitud. Kuidas nagu vene aktsendiga karjuda, ma ei oska. Ja seksik vene aktsendiga karjuda, kui see jalaluud purunevad. Nii täpselt, umbes selline hääl oli. Eile see oli küll. Siuke. Ja siis me jooksime minema. Ma hakkan tagantjärgi mõtlema, et äkki oleks võinud selle üles tõsta selle... ta ei saanud ise seda üles tõsta. Lõpuks ta rebis oma jala sealt ära, aga ma kartsin, et mul tulevad kohtukutsed ja mingid värgid. Siis jooksid poes seal. Ja sõber naeris samal ajal. Ma küsisin, mida vittu sa naerad? Ta ütles, naerab seda, miks ma nii loll olen. Ja siis jooksite minema ja siis kuulsite, kuidas taga see naine karjus. Ja mul tuli selle jooksmise karjumisega üks teine lugu meelde, et me olime... Miks su tiiv on nii palju kriis? Et tulime Viimsis, kui sa tead, seal on üks park,
kus see Statoil on sealt, lähed mäest alla, see on mingi suur roheline ala ja Laidoneri pargiks, mõisapargiks nimetatakse seda. Lähed sealt alla, seal on see Viimsi spa ja kõik värgid ja Viimsi Statoil algus, kui Viimsi sisesed ringteed. Paremat kätt läheb üks park. Aga seal oli tsirkustuur, seal oli siuke roheline plats ja siis kõndisime seal ja siis nagu klounidele tegime samamoodi, tegime nagu ööist äratust. Nad elasid Aagis suvilatest ja siis peksime sinna akende peale niimoodi. Äratus, klounid, siis jooksime minema ja kõndisime läbi pargi sinna alla. Tsirkuse klounid. Jah, kõndisime läbi pargi sinna alla, siis vaatasime, et mingi Mazda võtab bensiini, jõime seal, järsku keerab täis, tuleb meie peale. Mis asja, kas politsei või kes see mida tahab? Samad klounid olid autoga alla sõitnud vastu, meil hüppasid kurikatega välja. Klouni maskid peas ja ma vaatasin kõikidele vendadele otsa ja ütlesin Jopt või Matt või lõvid altsutajad, suured vennad, vaata, kõik tsirkuses. Lõvid olid ka. Ma seda nime hästi, ma jõudsin Mazda või umbes midagi sellist ja siis kuidagi nagu ma suutsin nagu aru saada, et nüüd peaks vist ära jooksma, aga keegi vist jäi sinna, siis ma samamoodi selja tagant kuulsin seda häält. Kuidas see hääl oli, kui te... Jah, et üks poiss jäi maha ja siis... ma ei julgenud tagasi vaadata. Siis okei. Lõvi sõi mingi väikse poisi nägu. Ja siis ma üritasin, hüppasin üle aedade seal ja minul oli ka tegelikult siuksed kingad ja kõik ilusti riidesse pandud. Ja seal oli üks maja tagant jooksime üle aedade. Üks teine poiss jõudis minuga ka ära joosta, kellel olid valged Armani püksid, mis ta sama päev sai. Aga pime oli ka, et mina jooksin ja tunnen perseres, ma olen põlvini sita sisse jooksnud kuskil sita kraavi. Aga tema pimedas ei näinud ja äpsi täis. Samal kui me jooksime, ta ütles, me saame surma. Ja ma olin põlvini sita sees, et ütleb, kas seal on kuiv? Ma ütlesin, perse, ma ütlen, et on kuiv. Ma ei tea miks, ma ütlesin, kuiv, tule. Ja siis ta oli see valget Armani pükstega. Tema oli juba nabani sitast, ta oli natuke sügavam koht. Ja siis ma natuke nagu oli siuke kahjurõõm või kuidas nad ütlevad. Ja siis saime sealt sitasest välja ja siis nii ta läks, eks ju. Siis ma julgen koju minna sitaste pükstega ja siis naine küsis, et kus sa käisid, ma ütlesin pikk lugu, mis on me klooni. See on jälle laps või? Vana sa olid siis? No see oli ka nüüd, kõik asjad olid 2-3 aastat. Mida vittu? Ei, no kus ise ka midagi räägid? Sa pole tule suureks kasvanud, käid kuradi klooni akendega peksmas, tule ise 25. No aga jah, see naisterahvas ei uskunud seda ja kui ma ütlen, ma olen Statoili jäätist tooma ja tulen üleni sitasena tagasi hommikul, üleni pasane ja ütlen, et kloonid andsid meile peksa, siis ma ei tea. Ja, aga ma lasin sulle rääkida sellest, et ma ei saa magada viimasel ajal. Ja. Ma ei saa magada. Feel the turn. Ja. Shana Paul. Ma ei saa magada sellepärast, et mul on depressioon, sellepärast, et ma tahaks seda aega filmida ja näidelda ja ma ei saa üldse nagu väljendada ennast, vaata nii nagu ma tahan elada üks elu, ma tahan teha loomingut selliste inimestega, mul ei ole nagu sõpru loomingut teha kogu aeg, vaata. Ja siis ma hakkasin jooma selle peale nagu, et no mitte selle peale, ma ei ole selline, kes hakkab jooma, vaata, kui ta masetseb. Ma hakkasin jooma, tead miks või? Sellepärast, et kui ma joon putsi ennast enne magama minekut, siis see on ainuke asi, mis aitab mul magama jääda. Lihtsalt selleks, et nagu ma ei taha mingi tablette võtta, vaata. Kui sa oled siuke täis, vaata, siis sa jääb paremini magama. Ja mis see jutupoint oli? Mingi teprekas jutt. Jutupoint oli see, et ma ei saa magada ja... Tina, ma ei tea, mis see jutupoint oli. Ei, okei, no see ongi see, et sa räägid nagu jutu sisse ja sa saad tegelikult me saame kõigest sellest aru, on ju, see on lihtsalt nagu mingi jälle enesekaitserefleks, eks ju, see joomine, kõik me oleme see asju nagu läbi elanud. Ongi tegelikult see, et mida puhtam sa oled, eks ju, seda rohkem sa pead tegelikult kõige sitast nagu siuke vaimse sitast vastutust võtma, on ju. Et võib-olla ongi mingid luupainjad või mingid asjad nagu reaalselt meie sees. Aga selle alkoholi asjadega, et siis jood ennast kuskil ka sitale tasemel, et siis on sul ei ole nagu, sind ei saa kärpida, eks ju. Mida puhtamana sa magama, mida puhtamana sa ennast tunned, seda rohkem sul on see, et keegi hakkab sind kärpima näiteks. Kui sa täiesti välja magama, kui on täiesti positiivne tuju, siis keegi ikka rikub seal üks hetk ära näiteks, eks ju. See on sama moment, eks ju. Et kui sa tunned ennast liiga hästi, siis võib-olla tegelikult inimene, ma kuulasin seda ka ma võtsin aegud, et you suffer because you enjoy it. Et see on väga huvitav, et kasiinos samamoodi kui kulutavad raha ja... See tegelikult nagu... Sa tahad seda teha, sellepärast, et see on põnev, vaata. Ja, et see on põnev, jah. See on nagu hing, kes tahab kogeda, vaata, mingit sitta. Sest et sa ei koge seda seal lõpmatuses armastuses, vaata. See on kõik, sa oled kogu täiesti puht õnnelik. Aga siin pea valutab sitta olla, vaata.
mingi kassid, mingi unistused, täitmata unistused. Siis tegelikult väga täitmata armastus. Väga palju täitmata armastus. Ära nüüd aja sitta. It's connected. It's täitmata armastus. You come too fast. You fill her up with täitmata armastus. And you know why it's täitmatu? Because if you fill her up, you have to collect your... you know what I mean? But at the time that you are collecting the new load, this täitmatu hold will like dry it up. And then you will shoot it again. You need to try it up again before you can shoot. Then it's not a täitmatu armastus, but it's täitmatu vitt. Tegelikult ütleme niimoodi, et iga inimese jaoks on nagu loodud keegi, eks ju, et kui minu keha on ka võib-olla mõeldud, et esimene raund on nii nagu ta on, eks ju, siis tegelikult üks tüdruk ükskord ütles, et päris hea on, aga me siiamaani suhtleme. Ma räägin, mul on täpselt sama asi, et teeme lapsi, palun tee mulle Heinar, tee mulle lapsed, lase sisse mulle. Ma mõtlesin, ei, mida sa ajad, vaata, nälja teda. Vaata mulle otsa, nad irvitab. Lase sisse mulle, ma tahan su lapsi. Ma mõtlesin, oota, ei, vaatab kinni, vaata, hoiab kinni, vaata. Ei, mida vittu, vaata. Ise naera, mõtlesin, et nagu awkward. Ja nagu reaalselt nagu, ma tean, et see nikk oli nagu, see öö oli nagu sitaks. Me nikkusime duši ja me nikkusime igal pool, vaata. Ja ta siis mingi nikkumine, lihtsalt oigas ja karjus, vaata. Pärast selle korterivaasi peaga üles, raudselt ärkas üles, mingi püüdis magada. Ja kes ta siis pointi selles, ma tean, et see öö oli hea, sellepärast, et oli hästi hea nikk, on ju. Ma nikkun hästi, vaata. Aga miks nad kunagi helista mulle, vaata, enam pärast? Miks nad kogu aeg nagu blokivad? Aga samas temaga oli see teema, vaata, et algus ütles... Ma äkki nimetama nimesid, aga kui ta seda kuulab, siis ta teab, kas ta on. Nii et. Või sa teed seda kõigiga duši ja kõik ütlevad sulle, et ta taha su lapsi, ma ei tea. Nii, alguses ta räägib niimoodi üks juttu mulle. Ja mingi vend oli seal, vaata, ma läksime tema juurde, vaata. Tegelikult alguses mõtlesin peaaegu enda sõbra nime. Pohku, Ivaniga tahtsime nagu 3 tehadega. Kõik olid nõus, aga ta ei mahtunud takso. Kui sa ütlesid, et siin podcastis tuleb mõndadele kohtale muusika taha panna, siis selle loo taha peaks küll panema vähe harmoonilisema muusika nii räägid. Ivan ei mahtunud taksosse. Ja siis selle tüdruku sõbranna. Stihja, ütleme, et on Stihja sõbranna hakkas nagu blokkima, vaata, et ei taha mingit kari mehi, vaata, sinna nikkuma, vaata. Stihja oli nagu täiesti kiimel, ütles, mu vitt on määr nikkuga. Lihtsalt otse ütles. Lähme koju nikkuma. Esimest korda ma olin nii nagu õnnelik ja nii nagu hea tunne oli kohtuda tüdruku, kes oli tight ja kes oli nagu avatud, kes lihtsalt rääkis nikkumisest nagu see on fun, vaata, kellel ei olnud komplekse. Nii, läksime, Ivan ei mahtunud taksosse ära, vaata, sõbrannu hakkas nagu blokkima. Ja siis üks teine vend oli ka... Ta oleks mahtunud ära. Sõbranna. Mingi teine vend oli ka seal, vaata, mingi prillideks natuke paksem, kui Jako nägu veits. Ja istus seal ja siis nagu kassis seal terve aeg seal, me olime Emperoris, on ju. Ja siis läksime taksoga koju ja siis see vend tuli kaasa, vaata, kuigi nagu Stihja nagu ütles, et kuule, et äkki lähed koju ära, vaata. Ta ei läinud ära, vaata, ta nagu hoidis kinni Stihjast. Ma mõtlen, et me ei lähe kuskile, vaata, ma teie kaasa. Ja siis kui ta tuli sinna, siis ta istus seal ja kassis ja rääkis seal mingi, ütles mulle, Stihja ütles mulle, et kuule, et Einar, et mine korra, ma ei tea kuskile ära, et vets või kuskile, on ju. Ma ütlesin, et ma lähen duši all üldse, et ma lähen pesema munni puhtaks. Siis davai, mine ja. Siis kui sa hakkasid oma... Ja siis nagu ta jäi rääkima selle vennaga seal, kes see kassis, siis ta ütles mulle sositas, kuule, ma ei tea, et see vend mingi täiesti armub minusse, vaata. Et ma pean kuidagi ta siit välja saama korterist, vaata, räägin ära, on ju. Davai, ma läksin duši alla, siis leidsin seal tüdrukut, issand, kui nad seda kuulavad. Okei, ma leidsin... Kuidagi sa said oma... Ma reneesin oma kotid ja asjad nagu ära, on ju. Siis pärast läksin nagu keksima selle, kuule, ma reneesin kotid ka ära, vaata. Siis järsku põrusin mulle tõsine. Millega? See mingi, ma tegin nalja, vaata. Ma ei ole midagi teinud, vaata. Millega, mis asjad meie selle
kuradi shetiga vaataks tema kotter-seeria, kus mingi ei, mis asja. Hambapastaga kuidagi vaatasid. Hambapastaga saab ka seerida, et no kuivab ära, siis tõmbad toorikule. Selle peal meil lund. Ja siis see vend istub seal ja ta ei lähe lihtsalt minema. Ja siis me mõned hakkasime, mõtlesin talle ka, et kuule, tõmba nahku siit, vaata. Saame nikkuda, lihtsalt nii ütlesin. Ma isegi, kui ma ei pinguta üle, ma ei mõtle, ma ei lisa juurde, vaata. Ma ütlesin, kuule, tõmba nahku, me saame nikkuda. Stihja ütles ka, et come on, et äkki sa lähed koju, onju. Ja see vend ei lähe ära lihtsalt. See on täiesti armunud Stihjasse. Nii igastast selle kogu selle pika story point oli lihtsalt, seda Priit läks praegu Facebooki ja ma tablet ja mida vittu. Nii iga story ka ei ole. Okay. Point oli selles, et ta ütles mulle, Stihja ütles mulle niimoodi. Kuule, et ma ei taha midagi tõsist, et ära minusse ära armu, vaata. Et kõik mingi armuvad minusse ära, et ära sa minusse ära armu, ma tahan lihtsalt nikkuda, vaata. Ma ütlesin, jumala pohku, midagi chill, vaata, nikume. Ja pärast, kui me nikkusime ja uuesti kokku saime, siis istus maha minuga, ütles, kuule, mis sa tahad minust, vaata? See on alati nii sama, vaata. Ja. Lihtsalt fannime, miks ära kassi, vaata. Mis toimub, vaata? Et ma ei taha niisama su mingi nikuloom olla. Mis asja ise just ütles, vaata. Mingi, et täna armu ära, niku mind lihtsalt. Mul on mitu korda nii, et minu jaoks on suhe täiesti korras. Just tühja koha pealt hakatakse ütlema, ma ei ole seal mingi madrats vaata. Siis kui sa närvi lähed, siis on kõik normaalne, vaata. Nad tahavad luua seda draamat. Stihja ütles mulle, et ta tahab olla oma madrats alguses. Ja pärast, siis ütlesime, et ära armust ära. Tegelikult ise on minu sarmud. Ütleb, nagu mis tahab suhet mulle, vaata, lapsi järsku. Mis asja, ühe ööga, vaata. See nagu kammib, nagu, et kas... Vaata, asi ongi selles, et naistel on see mingi... Ütleme, võtame uue sükse sõnastuse teooria 3 päeva kruvid lahti. Milles see seisneb selles, et alguses on nende jaoks ainult seksuaalne nagu seksuaalsest tõmbest nagu piisab. Aga tegelikult mehed võtavad nagu whole package kohe alguses, vaata. Ma tahaks, tegelikult ongi asi vastupidi, on ju. Ja siis mingi hetk lihtsalt siis nagu... Ühesõnaga, naised valetavad endale. Et las ta olla alguses nii, nagu ta on. Eks ma pärast mõtlen. Aga tegelikult, kui ta juba selle mehega voodist tuleb, tegelikult tahaks enamat ka, aga miks nad sellest kohe aru ei saa? Ütleme niimoodi, et mina... Ma ei tea, lihtsalt asi nali on selles. Ma olen 99% kindel, et... Mis nad kohe aru ei saa, kes see mees on? Jah, et nad tahavad nagu vist mingit kuradima... Et sellest aru saada... Jah, väga naljakas. Asi on selles, et vaata, siin kohal ma pean kasutama sükest väljend nagu fuck buddy on ju. Jaa, täpselt. Ma ei tahtnud seda, ma ei taha... Me tahtsime olla fuck buddy'd, aga see fuck buddy ütles mulle ära armust ära, oleme fuck buddy'd. Sõna otseses mõttes ütles niimoodi. Ja siis järsku mingi ei kontakteeru, on ju värk, ma proovin tema kontakteeruda, vaata. Et noh, ja siis ütleb, et ma ei tea, mis sa must tahad, vaata. Ma ei tea, me nagu rääkisime sellest, et me nagu oleme fuck buddy'd, vaata. Ma ei tea, ma tahaks küll nagu suhet. Võib-olla nad tahavadki selleks oma mingit draamalooks, mida oma sõbrannadele rääkida, lihtsalt seda alguse jaoks sinna kirjandisse, sükest algust, et algusest me olime lihtsalt fuck buddy'd ja see tüüp kasutas mind inetult ära ja siis sõbrannad on nagu vau, kiviajamees ja siis nagu, aga nüüd see tüüp on nagu täiega nõme, vaata, mis mõttes see tüüp nõme selles mõttes, et see naine pani selle asja ise paika nii, kuidas näiteks sina võiksid olla. Aga siis hiljem ütleb, et sina panid selle niipidi paika. Et see on väga naljakas kui pööratakse nagu asjad teistpidi, et selle peale tuleb teemist teha või? Selle peale tuleb nagu mänguga kaasa minna, et teeme nii ja siis nagu selle peale peab tundma seda mõnu. Et sa võid talle isegi valetada ju. Sa võid samamoodi talle valetada, öelda, et teeks mingi kindla teema. Aga vaata, sa oled sükke aus mees. Sa oled see vend, vaata, kes valetab naistele või nagu mängib. Ma tean, et sa oled see vend, kes mängib nende nagu, kuidas öelda, nende kasuks või kui naine tahab midagi, sa tead, mida tahab, siis sa nagu mängid kaasa. Aga ma ei taha nagu sitta ja ennast mingisse auku nagu rääkida, et nagu kus ma pärast välja enam ei saa. Sa oled nii palju olnud ju suhetes mingites aukudes, kus sa välja tahad saada ja sa ei saa välja, sest sa rääksid ennast lihtsalt sinna sisse, muda sisse. Miks sa ajad sitta? Ma ei taha ajada inimestele sitta. Ja siis sellepärast mingi hetk, et lihtsalt ma ei tea nikku saada. See on vale nikk ju. Sellepärast, et tema tahab vale nikk. Kõik algabki mängulisusest ja mängimisest, et kui mina tahan kas Mihkel Rood ütles kunagi, et oleks imelik, kui mingigi suhe kestaks üle aasta. Aga kui ta see aasta aega isegi kestab, siis selles ajas võiks ta ju välja näha nagu vanaisa, vanaema
kaua koos oldud nagu siukene igipõline maalähedane armastus. Aga kui ta väga hästi öelda, kui ta nii kaua, kui aasta aega niimoodi sellisena nagu kestab, siis miks sa peaksid aasta aega pärast lahku minema, kas see peaks nagu edasi minema või kui ta aasta aega nii hea suhe on, selline nagu igipõline maa inimeste suhe ja nagu tõeline siukene nagu respekt ja armastus ja kooselu, siis kas sa tahad öelda siis, et kui on aasta aega see kestnud, siis ikka nagu peab siis nagu lahku minema, mis Mihkel Raud ütles. Mihkel Raud ütles seda. Ma arvan lihtsalt seda, et ka mõned inimesed on nii-öelda Matrixi esimest versiooni mitu korda vaadanud, aga ma enam ei taha. Okei. Suhetest rääkisime praegu, sellest me enam ei räägi. Räägime droonidest. Räägime nendest naistest, nendest joodikutest. Lesbidest, kes meil prüksuda. Lesbibrükkarid, kes meil tahtsid kallale tulla bussis. Me olime bussis, on ju. Ja siis Priit nagu ma ei tea midagi. Ma hakkasin naiselikus. Fiilis ära neid karmid, poolbrükkarid, joodikud, lesbi, koledad, taunid. Deviilikud, nagu Eesti rednekid, naised. Istusid bussis. Ja Priit kuidagi, ma ei tea, kuidas ta ära fiilib, kui oleks silmanurgast, silmad käivad või kuidagi, ta isegi silmad ei pea käima, ta nagu tunneb energiatest ära, naisi, eriti just naisi. Ja siis ta hakkas nagu seal nagu lametsime, tantsime, nagu hakkas nagu naist mängima, nagu ta tantsis strippi, vaata. Ülevoolavalt. Sa raputasid perset, tegid seda twerkisid niimoodi hästi kiiresti, kõndsid niimoodi, seal bussis, on ju. Ja siis järsku see Nad tundsid puudutatuna, jah. Nad olid sellest mehelikkusest vihaenergiast nagu üle. Jaa, mida ta ütles mingi karjus seal mingi, mis ära tantsi või? Jah, ära tantsi. Mis sa raputad seal perset, nagu mingi libu või mingi süke teema, siis ta nagu kammis ära, vaata. Ja siis nagu tahtsid meil kallale tulla praktiliselt lõpuks. Ma proovisin ta lahendada kuidagi balansseerida, siis ma nagu hakkasin ka oma perset raputama ja nende eest nagu striptiisi tantsima. Hakkasin nagu hästi seksikalt nagu libulikult niimoodi nagu tantsima, on ju. Ja siis need oli 3 tegelikult, üks oli päiksepildi, kus ka rahulikum, kes vaatas lihtsalt pealt, ei öelnud midagi kuidas. Ja siis kui mina tantsima hakkasin, siis see 3. lesbi ütles, päris normaalne tegelikult. Ja siis need teised nagu jäid vait, vaata, pani paika, vaata. Kui mina hakkasin tantsima, ma balansseeris, muidu Priit oli üksi, vaata, tantsis. Aga kui mina, siis kõik sõimasid, aga kui mina tantsima hakkasin, siis oli üks hakkas nagu, et päris normaalne. Meie pundist oli 1 juures, eks ju. Enne oli 3 ühe vastu, siis oli 2 3 vastu, 2 värsket poissi. Siis nende üks nagu tuli nende meie poolele päevist. Tegelikult normaalne teema, vaata. Ja siis oligi nagu 2-2 ja 1 oli neutraalis. Ja siis nad nägid, et maailmas toimub see yin-yang süsteem, nad ei saanud sellest aru, neil on endal nagu liiga see lesbi brükkar äärmus ja siis nad tahtsid meile kallale tulla. Nad nagu viskas errorisse, et miks meil ei võiks olla õigus, miks peab olema just miks peab olema nendel õigus, kes ütlevad, et ei tohi avalikult tantsida, peab olema niimoodi, namoodi, peab olema vihane kogu aeg, eks ju. Konkreetne tegema seda, eks ju. Hästi agressiivselt tulid nagu, tahtsid meile peal vist lõugandub peaaegu, kes nad läksid maha. Ja siis teine, see 3, kes ütles, et normaalne teema, see nagu näitas meile põhjalt, et pange edasi, vaata. Olge edasi nagu vaimsed. Aga siis ma nagu hakkasin mõtlema, vaatasin neid nagu, kuidas nad ära kõndisid, vaata. Siis mõtlesin, et ma ei tea, nad söövad ära selle venna pundist või ma ei tea, kas see vend on. Tema ka naudib seda. Kas ta üle olla? Ta naudib seda. Ta naudib, et sul meeldib olla vastikutes seltskond. Kui ära süüakse, jah. Aga miks sa naudid seda? Miks sul on niimoodi? Kuule, kas ma võin sul rääkida ühe loo või? Oota, enne kui inimesed ei saa aru, vaata, Priit, tal meeldib käia kõige rõvedamates kohtades, mingites sitaaukudes, keldrites, ta meeldib suhelda kõige vastikumate, madalamate inimestega, ise ta on sitaks vaimne, muidu me ei suhtleks taga. Miks Einar Kuusk suhtleb Priit Pikkasega? Sellepärast, et Priit Pikkas on minuga ühel süksel vaimsel tasandil. Me fiilime üksteist, me saame üksteisest aru. Priit on väga kõrge vaimselt, aga millegipärast ta meeldib rännata madalatesse energiatesse, käia kõige rõvedamates kohtades, kõige vastikumate inimestega läbi käia. Ma ei tea miks, ta nagu piinab ennast, nagu Sadamaso teema. Ja nüüd ta räägib ise siis, mis tal enda kaitseks öelda. Lits. Nii, lõpp oli väga kokkuvõtlik ja ma nüüd ei mäletagi, et kust ma alustada tahtsin seda teemat, et ma jäisin kuulama, nagu Game of Thronesis on see mitme näoga mees. Samamoodi. Mitme näoga jumal, jah? Ongi see teema. Ongi öeldud rohkem. Jah, rohkem vist ei antud olukorras. Mitme näoga jumal. Sa kummaldad siis mitme näoga jumalat. Kus juures ma ei tea, see tundus väga tuttav, kui sa praegu ütlesid see mulle, sest ma ei ole sellest nagu teadlikult mõelnud, aga nagu alateadlikult ma vist sain aru sellest, kui ma seda episoodi nägin.
et see on Priit. Jah, see on jah karikate nagu siukene, nagu see bielu oli, mitte biseksuaali, aga see neeger, kes seal kummipaadis oli. Et ma ei taha halvasti öelda tegelikult. Sama asi. Ja sama asi, jah. Et seal olid ju samamoodi. Bielu ma nutsin. Jah, et kombineeritud siuke, kombineeritud sitaks, jah. Tean, bielu ma vaatasin seda, ma nutsin, eriti siis vaata, kui see mul nagu täiega läheb hinge, vaata, kui inimeste ja loomade vaheline suht, inimeste ja loomade vahelised suhted läheb hinge nagu. Soofiilia, selles mõttes. Läheb hästi hinge. Jaa, mulle... Ei, okei, nali jokes aside, mul läheb hinge näiteks, mul läks hinge, ma hakkasin nutma, kui see tiiger läks metsa, vaata, ja ei vaatanud isegi, nagu ei seisma, nagu peaaegu nagu oleks selja taha vaadanud, nagu head aega öelnud, vaata, sõbrale, aga ei teinud seda, vaata, lihtsalt ei seisma, ja siis läks nahku lihtsalt, nagu ta oli nii pohhui, vaata, aga samas ei olnud ka, vaata, kui ta tahtis hästi imelik sükene loomapsühholoogia. See oli inimeste ja loomade vaheline psühholoogia. Psühholoogiline moment tekkis. Ja see nagu see sõprus ja see hingelähedus ja asjad, kuidas ta vaata nuttis seda taga. Mis ta pärast rääkis, vaata, et ta nuttis seda taga, et ei saanud aru, et miks ta sõberda hülgab, on ju. Et ta armastas seda. Lihtsalt kui ta vaata, kui see vend rääkis. Kui see vend rääkis, vaata, et I love you. Oota, mis selle tiigri nimi oli? Ta oli siuke erinev. Kuidas ma ära unustasin selle? Et see tiigri oli mingi nimi. No, ma armastan sind tiiger. Ma armastan sind tiiger, on ju. Ma armastan sind. Et miks sa nagu... Et ma tean, et sa armastad mind ka. Et miks sa ei näita seda või mingi siuke hull teema tekkis seal, vaata. Mul läks nii hinge see. Mul täpselt sõnat ei mäleta. Ütles, et ma tahtsin talle öelda, vaata. I wanted to tell him, vaata, et I love you, vaata. Ma armastan sind. Ja siis hakkas nutma, näitleja hakkas nutma. See oli nii emotsionaalne, et ma hakkasin niimoodi nutma. Ma sain aru sellest, vaata, kuidas nagu kui inimeste ja looduse vaheline. Ja tema ka nagu... Ta käitus samamoodi, sest et vaata asi oligi selles, et ta oli tiiger, on ju. Ja siis vaat, kui öeldakse, et sa oled see, kellega sa suhtled. Peegeldub, vaata, aga tiiger on alati üksi ju tegelikult. Ju. Et eks nad mõlemad olid siuksed kõvad kivid ja kaks kõva kivi jaad ja jahu ei ohvata, vaata, ütleb mina. Ütleme. Vot. Ja siis point oli selles, miks ma seda juttu rääkisin, oli see, et Life of Pi. Ja siis ma tahtsin veel rääkida seda, et... Koogi elu. Koogi. Ma istusin väga köögis, on ju. Ema tegi koogi valmis. Ema tegi süüa. Ja siis ma tahtsin talle näidata seda filmi, vaata. Meil meeldib ema koos, ma meeldib nagu näidata talle filme, mis mulle nagu meeldivad, on hinge läinud. Talle lähevad ka enamus need filmid hinge. Ja talle väga meeldib nagu vaadata neid filme, mis mina nagu vaatan. Ja siis ma nagu näitasin talle treilerit ja siis vaatasin ise seda telefonist. Köögis istusin ja ma hakkasin täiest kõrist treileri peale nagu väike laps nutma. Siis kui see konopka ja sul tooli alla, siis istusid samal ajal või? Ma olin nagu... Ila jooksis lihtsalt silmadest ja ninast. Ma ütlesin niimoodi nutmise vahele. Kes teeb sellise filmi? Kes see on see värdjas, kes teeb sellise filmi? Ja ema mingi vaatas, mida vittu vaata. Räägi, kuidas see läbi une kõndisid parem olema. Ema ütles, tule see peab küll hea filmi. Okei. Ei, ema on väga nagu teemas mul. Ta nagu sükst asjadega. Et ta on väga nagu, talle väga meeldib mu see gei pool nii-öelda. Nii, kuidas ma unes kõndisin? Ma räägin sükest lugu nüüd. Eile. Mul on sükke teema oma depressioonis ja mul on nagu vaimselt väga ebastabiilnest, et ma ei saa teha oma elutööd, oma eluunistust. Ma vahepeal, ma kondan hästi palju ja sonin ja üleeile või millalgi, mis päev see oli, kui ma magasin, järsku olin, ema pärast rääkis mulle, ma ei mäleta mitte midagi sellest. Tavaliselt ma mäletan midagi, kui ma kondan nii, aga seekord ma mäletan mitte midagi, täiesti must auk. Ma olin tõusnud püsti voodist, marssinud ema tuppa. Ja ema oli nagu, mida vittu vaata, ümber pööranud. Ja siis ema seal elutoas on nagu selline peegel. Niimoodi sirge seljaga niimoodi, nagu mingi sõjaväelane. Ja siis andsin au niimoodi. Saluutisin niimoodi peeglisse, nagu sõdur. Ja siis ema mingi, vabalt. Ja siis ma olin maha rahunenud ja läksin tagasi magama. Ja ma pärast nagu spekuleerisime, et äkki see oli Priiluga, et äkki see oli mingi nagu vaim, vaata. Kes mul on siuke tunne ilmus olnud, et see korteris kummitab.
ja siis ma mõtlesin, et äkki see oli nagu mingi vaim, kes läks mu sisse, vaata, äkki seal mingi sõjaväelane suri ära. Vene ajast. Nii et samuti, et väga naljakas on see, et elu kui selline, see on võimalik ainult meie planeedil, siin maal, sellepärast, et need osakesed ja kõik see, millest me oleme kokku pandud, neid kuskil mujal ei ole. Need on ainult siin meie planeedi peal. Ülejäänud maailmas on siuke tume energia on ja siis on kivid igal pool ja osad kivid säravad, need on nagu tähed ja siis need säravad samamoodi nagu LED-tulekesed on taevasse pandud ja ainult see meie planeet, siin on ainult meie oleme see, ei ole tulnukaid, ei ole olemas, ainult meie oleme see kõige intelligentsem eluvorm ja kus see materjal ja kõik see võetud on meie jaoks ja need geneetilised koodid ja me oleme ise siin arenenud 4 elementi, vetikad, kivi, sitt ja vaimujõud. Mis vaimujõud? Noh, see päike põleb, tuli põleb, vetikad panen ahju ja ongi koer valmis. Mis teise planeedilt, kui pardi jala otsas on kalamari, siis tõesti koger hakkab mul maja taga paljunema. Tema nikkus sellele suu. Uus rass. Ühesõnaga, siin antud momendis me saime räägitud, et tulnukaid ei eksisteeri. Meie planeedist väljaspool ei ole mingeid aineid. Üks mees tahtis ämbritäie sõnnikut mul maja tagant kosmosele viia. Mis ju tehti või? Reptiloidid võtsid poole tee peal kinni sai lõuga. Kes need reptiloidid on? Krokodilli kuradi. Kes see on see draakoni kommid, mis jagas seal maskott? See oli selle mees, käib ju seal draakoni. Miks sa riideid lahti võtad? Sest et mul oleks vaja südameoperatsioon teha. Mul tuli minu noorepõlve armastus meelde. Teeme niimoodi, vaata, ma lõikan selle välja. Teeme niimoodi, et lõikan sealt, et miks sa riidid lahti võtad, ja siis hakkad mingit perse vägistama. Hakkad vägistama reaalselt. Ja siis podcast lõpeb niimoodi ära. Mis sa rääd sellest, mu sõber ütles, et ma ütle kes, mu sõber imeski munni ja ütles selle peale, et see, et ma munni ime, ei tähenda, et ma pedane. Mis sa sellest arvad? See on võib-olla see see on see, et võib-olla siis nagu et üks naine ütles mulle, et minul on seal all vist mingi lõhn ja või mingi vedelik või mingi maitse. Jah, tõesti, seal on vanaks jäänud külmkapis seisnud kondenseeritud kala kondens. Jah, aga sinul ei ole seal juljas mitte midagi. Aga ta ütles sulle, et see munni haiseb? Jah, et ta on juba alguses kindlasti haiseb, aga jah, et mingi ajapikku, et saab selle puhtaks, et siis seal ei ole mitte mingisugust maitset. Et võib-olla see sõber ei saanud seda nagu saigi kohe puhast munni, et tema jaoks ei olnudki nagu midagi. Et ta sai puhast munni, siis ta sai puhast munni ja alla ei neelanud ja lasi võib-olla näost mööda, eks ju. Nii. Et võib-olla ta ei läinud nagu kätega. Ta imes seda. No, ta nagu pistis selle suhu ja imes seda. Kas see ei tee teda pedeks? Vaata, tegelikult võib-olla isegi... Sõra, miks ma see diivan ja kõik pannid? Ma vahetan selle ära järgmises osas. Aga vaata, Indias on niimoodi, et Indias on ka lõbutürukud. Nad võivad katsuda, need mehed võivad neid naisi katsuda teha, aga nad on nagu sügavalt religioossed inimesed. Aga nad suuga ei tohi mitte midagi teha, sest et suu on nagu pühade nimede ja laulude laulmiseks. Kui need ei saa siis kurku nikkuda? Kahjuks küll, jah. Nagu võib-olla mõnes religioonis ei ole nagu sügav religioon. Porno ka, kui ma panen X-videosse näiteks Indian Deep Throat, siis see on retsid arudane. Ja siis kui, või siis see müüb on ja või siis see on nagu arudane, vaata, tead, mis on hästi arudane porno või? Japanese Deep Throat, päris jaapanlased millegi pärast ei oska Deep Throati pornot teha. Hundikõri. Siis kui nad teevad, siis nad teevad fake Deep Throati, see on nii lame, see on kohe näha, et see on fake, vaata nagu nagu külje peal. Naine hakkab fake on nüüd nagu hakkab nüüd tegema nagu ta isegi kõhib fake'ilt nagu. Ja ise nagu 2 senti on sees otsa ja siis kohe kõhib. Täpselt. See on nii lame. Õnneks seal on nagu hästi lihtne. See on hästi haruldane, kui sa leiad jaapanlaste Deep Throati ja kui sa leiad selle, see on täpselt sama haruldane kui shave'itud jaapanlase vitt pornos. See on sama haruldane, aga kui sa leiad ma leidsin vana Mitsubishi Lanceri. Teemant, see on kuld, kui sa leiad selle, sa oled nagu leidnud mingi aarde kasti internetist. Ja ma just olin maakohas ja ostsin sealt ühe vana Mitsubishi Lanceri, mis öeldi, et kõik need on roostes tavaliselt ja nagu uus garaažis seisnud läigib, see on ka haruldusaare. Tähendab, siinkohal võib-olla võikski lõpetada üldse sellega, et otsige midagi, mis on nagu eriline. Proovige otsida.
jaapanlaste pornot, kellel on Jaapani pornostaare, kellel on vitt on shavitud. Proovige, ma challenge teid, ma annan teile missiooni, nagu questi, nagu mängudes questi. Minge, otsige jaapanlaste pornot, kellel on vitt on shavitud ja kes teevad õiget deep throat'i. Kõige leidjate vahel me loosime välja selle viit epileerimiskreemi ja ma tahtsin Mitsubishi Lancerist haruldustest rääkida. Priit ostis endale Mitsubishi Lanceri, räägi sellest, kuidas sa leidsid Mitsubishi Lanceri täis originaaljuppid, originaalrefid on all kõik asjad. Kui autodes sitt tegi, praegu mängisin välja. Jah, mängisin jah. Jah, tõed originaaljuppid ja velgide ja asjadega, liistudega, nagu enne kirjandus. Kellelt sa ostsid selle ja räägib seda storyt, mis automüüja sulle rääkis. Päriselt. Kõnnime. Vaata, kui me oleme siin linnas keskel, kõik on siin, iga prüükarvot otsib igat senti, kõikidel asjadel on silm peale pandud. Aga kui me läheme natuke linnast välja või niimoodi, vaata siis me võimegi leida nagu jumalate kulla. Praegu, natuke metafooriline väljend, aga mina läksin siuksesse looduskaunisse kohta nagu Tootsi valda, kus elab meie sõber Aldur. Ja siis ta nagu, tal on seal täitsa elu käib. Vanad kapid, valge värviga värvib üle, retrodisain, paneb logod peale. Me ka küla vahele nii-öelda jalutama, et vanu mööbleid, kulda või ikka iganes sellist leida, nagu ikka vanades kohtades otsitakse, et neid vanu inimesi nagu üle lasta teinekord, kui äriteed tulevad, et teeks mingi äri, vaata. Näiteks kõik mehed mõtlevad ja siis nagu ikka, lähevad välja kedagi peksma, varastama. Me läksime siis antud olukorras siis otsima kuskilt, et kuskilt kantida midagi, eks ju. Kas tomateid kuskilt raksust panna, müüki teha. Me läksime lihtsalt vaatama vallavalitsusse, läksime äri ajama, nii nipet-näpet ja leidsime mingi korteri kuulutuse, läksime üldse mingit korterit vaatama, üks asi viib teiseni. Vaatasime, et päris korralik auto seisab, mees ütles, et ta seda autot ei müü, mees oli see ratastoolis, ainult parem jalg töötas, enne oli täitsa halvatud, parem jalg hakkas tööle, nüüd saab autoga juba sõita. Ja ainult parem jalg töötas ratastoolis ja ütles, autot ei müü, ma ütlesin, mõtle hind. Eks vaata kõigil on natuke gambleri nagu asi sees. Kui mina ütlen, mõtle hind, siis mehel lihtsalt tuleb see, et raisk. Palju ma tahaks. Aga tema ütles 700 eurot. Aga ma ütlesin 600, nii see asi läks ja... Palju sa ostsid? Tema ostis 400-ga. Mina ma andsin 400, aga ülejäänud ma pean talle andma siis millegi. 600, 200 veel? 200 veel, jah. Okay. Lihtsalt tema ostis 400-ga, selles suhtes, et tema sai hea diili, vaata. Siis ma nagu asutasin 400. Mõnikord ma panen nagu odavama hinde, kui ma tunnen, et kui see tüüp ostis see 400-ga, siis see auto 400-ga, tegelikult selle auto väärtus, kui ma nüüd nipet-näpet seal tehakse, on võib-olla paar tuhat eurot, eks ju. Aga minu jaoks see raha, minu jaoks ei ole oluline, ma ei müü seda, vaata, samamoodi paari tuhandega. Aga mis vend rääkis sellest, vaata mingi lugu rääkima? Ja ma mõtlesingi sinna jõuda või. Et me läksime Tallinnast tal uut autot ostma, siis ta tee peal hakkas nagu rääkima. Täiesti tavaline inimene, tegelikult on ju alles jäänud ratast, oli normaalne, kaine mõistus juures, korralik mees. Räägib, kuidas ta avari juhtus, eks ju, et külje pealt rekka tuli see mees, kes roolis oli paremas silmast pime, pärast tehti kontroll, ta ei näinud, et see rekka tuli, ta juba jõudis selle mehele sülle minna, kes seal juht oli ja rekka sõitis ta jalgas sisse, halvatus, sellepärast tuli halvatus, et ta oli autos ja suutis ennast liigutada, tal oli trauma ja ta ütles meestele, et ärge tõmmake mind siit autost välja, et kunagi ei tohi tõmmata, kui avarii ära käib, Päästeameti ettevaatlikult lõikab sind autost välja. Aga pealt ja vaata, et mingid maa inimesed ütlesid, auto läheb põlema, tõmbame välja, vaata, ütles, ei lähe põlema, et bensupaak on pagassis, et külje peal on laks ju, et kõik on korras, ärge näppige, nad tõmbasid ta jõuga välja. Ja ta oli jalgade peal ja siis tundis, varises kokku. Nende pärast siis ta on elu lõpuni halvatud. Nende inimeste pärast. Aga kas küsisid nagu, mida ta tunneb selles suhtes, kas ta saab kunagi üldse andestada inimestele sellist asja? Ta ei saa andestada ju. No jaa, kui sa oled juba sellises olukorras. Siis ta vendi olnud, tal oli power sees, vaata, tal oli pohku, vaata, ta ei hakka mulle kibestumisest rääkima, sellepärast, et muidu ma ei tahaks temaga suhelda. Mida ta mõtleb nagu, selles mõttes, mida sina mõtle tunneksid? Et fucking maakad tapaks kõik kirve ära ja siuke tunne tekiks ju, et sa ei saa andestada sükst asja, et inimesed debiilsuse pärast see, et nad ei kuula sind, nad teevad su elu lõpuni tegelikult halvatuks, ta ei oleks juba halvatu, oleks Päästeamet, oleks järgi tulnud ja korralikult teinud ja oleks tehtud nagu õigesti vaata neid asju, oleks äkki kohe vaata kuradi lahasesse igal poole ja bla bla.
äkki oleks kuradi oleks, ei siis ta öeldi, et siis oleks aastaga pääsenud nagu seal taastusravis. tegelikult aastaga. jah. aga praegu ta on 11 aastat juba tegelenud ja ta ei saa seda jalga tööle, sellepärast et vale arst oli ka ja ta istus need halvatud koed mingi seal 11 aastaga metsa ära, sest et lihtsalt inimestel ei ole nagu Eestis ei ole üks tasemel nagu arstiteadus, vaata. Vennal on nagu täiesti venna nägu on siukene, vennal on kuninga nagu all habe nagu Game of Thronesis siuke mehelik vend näha reis, teeb nalja kõike, siuke vend, kes nagu juhiks vägesid reis, on küljeldid, venda ei ole lihtsalt, jutt, kõik asjad jooksevad ilusa näoga näha nagu näitleja nagu meil. Ma ei kujuta ette, 60 äkki või. Arvad, et kuidagi tuleb, kas tal nagu hakkab tööd? No ma ei tea, siis olengi see, et kedagi ei huvita, kui mingi vend on juba rivist väljas kuskil maakohas. Vaadatakse kedagi, keegi ei tea seda story't, isegi midagi. Võib-olla tõesti oleks mingid turgutid asjad olemas, ma ei ole ka arst, eks ju, mingid kurdi värskendajad, ma ei tea. Unustada. Kuidas on võimalik, et see operatsiooni asja? Ei, kindlasti saaks nagu vaata jah, neid kudesid saaks seal turgutada teha, kindlasti tehnoloogia areneb, et võib-olla saame mehe käima ja võib-olla saame mehe käima. Lähed mängib ruletti või? Ravirahadega lähed kasiinosse sisse. Võtad oma rolli kuradi maha ja see ütleb niimoodi, mees ütleb, et siin on kindlustusrahad 500 000 euri, minu käimiseks läheb mill maksma, vaata. Ma tean küll lahendust, et anna kaasa olümpikusse. All on black. Ja siis läheb tagasi. 5 red. Ja siis läheb tagasi, teed nõgesi teed. Sain selle 500 000 eest. Ja siis lähed koju ja loodad, et äkki mõju. Mis see vend rääkis nagu sulle, vaata? Räägi sellest kogemusest, mis ta rääkis, kui ta haiglas oli ja peaaegu surema hakkas. Räägime sellest järgmises osas äkki või? Et väga jätab natuke pinget järgmises osas. Pinget või? Et järgmises osas, räägime järgmises osas tema story'st. Tal oli selline keha sisene, keha väline, keha keskne kogemus ja et sellel invaliidil mis ta nimi on? Ma ei saa ütelda Veljo vist. Veljo. No Vallo. Igasugune respekt selles mõttes. Ma ei taha öelda härra V. Mr. V, härra V, tal oli selline kogemus, mis muutis ta elu ja tuli praktiliselt surnust tagasi haiglas. Ja ka sellest me räägime järgmises osas, kui te huvitab. Subscribe'ige, like'ige seda podcasti ja meie esimene osa. Mis meil podcasti nimeks üldse? Hiinakas oli vist. Hiinakas, või paneme Hiinakas. Sellepärast, et me teeme Hiina toitu, paneme podcasti nimeks Hiinakas. Järgmine kord jälle. See äkki saame Chopsticks'i sponsoriks. Mingi räägivad mingi kuradi nikkumist ja mingitest eluvälistest kogemust. Palun jagage seda podcasti, kui teid huvitab, kui teid meeldib kuulata podcast, like'ige, favorite'ige, kõik need värgid, särgid. Et siis saame meiega hoogu juurde, et kommenteerige. Küsimusi, siis me järgmises osas vastame teie küsimustele. Teeme sükse lõpu või? Võtad hiirid sellest ära, kui me perse nikkama. Järgmises osas. Ühesõnaga, mina tahan öelda seda, et kui te olete kodus, et te tunnete, et kuradi tühi ja kuradi mõtet on olla, vaata, siis minge välja, saame kokku, kuulake podcasti ja mis põhiline on see, et tegelikult on elus väga palju aardeid. Follow your dreams. Ärge kuulake teisi, kuulake enda südant ja tehke seda, mis teie hing ihaldab. Mis on nagu teie eluunistus. Püüelge selle poole. Inimene ongi siuke ettearvamatu illusioorne. Nii-öelda siuke natuke seksikas hull, vaata. Tule jääb vait. Ja lõpu nali, vaata. Lõpu mingi nali, iga kord on lõpu nali. Ei oska mingit nalja teha. Ei pohku. Lõpu anekdoot. 2 meest joovad viina iga podcasti lõpus on midagi oodata inimestel. Iga podcasti lõpus teeme mingi nalja. Davai, okei. Mina teen seekord esimest korda siis. Mingi lõpu nalja. Habemaa peal, mees maa all. Juudes Gandalf kraavis. Gandalf suri ära ju. See ei olnud Gandalf, see oli Christopher Lee. Ta mängis Sarumani ja Star Warsis ja Lord Dukut. Gandalf suri ära. Pohku, enda rõõlus. Jaa, Christopher Lee oli ka vend. Ta teadis, et Christopher Lee, see näitleja, ta oskas 7 keelt. Ja üks nendest oli kehakeel. See ei väärtis siuke naer võiks kogu aeg olla ju. Paneks enam otsi naeru siia vahele. Kas keegi huvitaks, keegi kaebus kohtisse.
siuke kuradi suitsetaja, vaata, kõrin peab olema, siuke röga kõrin peab sees olema, seda ei saa teha kuidagi füüsiliselt. see kragin, jaa. See need kuradi rögapallid, vaata, jooksevad mööda hingeturu olla. And they experience LSD. Võimatu. Läheb järgmise osa, siis täiksed kuulisite. Ja, et me oleme siin 10 tundi rääkinud, et võib-olla me saame 2 minutit materjali kokku, millest nagu inimmõistusel aru saada, aga head filtreerimist. Tšauki, tšau! Mida vitt?